Ja lõpuks ometi on siis Tublide tüdrukute esimene episood külalisega. Minuga on siin Miina ja ma tahan rääkida toitumisest ja ka rääkida ka sellest, et alati ei pea toitumine olema kõigil üks ja sama, et igaühel on oma tee ja Miina jagab täna meiega ka enda väga ägedat teistmoodi teed, mis muidugi tähendab, kõik peaks nii tegema, aga lihtsalt olgem avatud, võib-olla kellelegi sobib, võib-olla kedagi kõnetab, võib-olla kellegi jaoks see just ongi nagu see väljapääs mingitest jamadest. Aga jah, minuga on siin Miina, kes on ka, nagu ma aru sain, terve elu olnud aktiivne, mis ütlesid kõik jalgpallid, korvpallid, muud liigutamised ja samas teinud ka 5 aastat võistlussporti ehk siis wellness, fitnessi lava peal. Ja nüüd treenid ka ise inimesi. Ja, et see kirg trenni vastu ja on tegelikult mind saatnud jah, väiksest peale, sest meie peres on alati au sees olnud sport, liigutamine, tervis. Ja mingi hetk jah, see kogu mõtteviis viiski selleni, et ma hakkasin ise tegelema ka nii-öelda nagu võistlusspordiga. Et tekkis selline kirg ja armastus just nagu jõusaalispordi vastu. Aga see kõik võistlusosa tuli pärast seda, kui siin lapsed olid juba olemas ja muidugi. Et see ei ole mitte mingi takistus, et ma ei tea, et issama olen sünnitanud ja nüüd ma kindlasti võtan 20 kilo juurde ja ma võtsin ka need 20 kilo juurde. Võtsid ja pärast võtsid alla. Aga need 20 kilo tulid kõik alla ka lõpuks. Ja muidugi saab, et minu jaoks oligi minu elutee, elukäik selline, et kõigepealt ma sain emaks, perekond, lapsed ja siis mul tekkis huvi ja ka aeg, võimalused endaga tegeleda ja saavutada siis seda, millest ma võib-olla sisemiselt olen ka unistanud, aga ei ole suutnud teha. Ja, aga see on huvitav just, et endaga tegeleda siis kohe nagu lavale ja võistleva mingi suuri asju tegema. Aga ma jah, iseloomult olen selline, et mulle meeldi nurgas nokitseda oma ette, et kui ma midagi teen, siis sellel peab olema eesmärk. Ma pean alati kuhugi poole püüdlema, et lihtsalt niisama jõusaalis käia või osaleda mingisuguses rühmatreeningus ei ole minu jaoks piisavalt väljakutse. Mul on alati vaja seda, et ma pean ületama mingisuguse punkti, mingisuguse raskuse, mingi asja poole püüdlema, siis tekib minus see motivatsioon ja tahe ja kirg selle asja vastu seda teha. Nii tubli tahaks kohe öelda, eks? Ja kuna nagu siin lihtsalt selline ma olen, vaata, et ma ei saa mitte midagi teha lihtsalt nagu suvaliselt. Ja põhimõtteliselt sul on ka see tublidus nagu sisse kodeeritud, et ma ise ka esimeses episoodis rääkisin, et kõik see, kui ma mingeid asju tahan teha, see tuleb minu enda sees. Ma lihtsalt ma tahan olla tubli mõnes mõttes. Ja, et see on nagu ma panen sinna nii palju aega, nii palju pingutusi, kõik minu pere täpselt samamoodi osaleb minu selles spordis ja minu elustiilis ja aitab mind kaasa, et kuidas ma saangi lihtsalt nagu suvaliselt midagi teha, et see on minu jaoks väga tähtis ja ma suhtungi sellesse nagu nii, et seal ei ole mitte mingit muud võimalustki ja selles spordis ongi väga tähtis osa ka toitumine, sa pead jälgima kindlaid reegleid, neid makrosid, kogu aeg seda jälgima, et see ongi selle osa nagu, ma tunnengi, et mind hoiabki väga palju reel ja seda motivatsiooni üle just see, et ma pean kogu aeg midagi kontrollima. Kusjuures siis, kui ma nagu tulin jooksust üle fitnessi ja olin 2021, ma just tundsiga, ma tahan teha midagi raskemat. Ma olin 10 aastat jooksul, mingi maraton ja poolmaraton ja see on hästi palju seda mentaliteeti, et ma ei tea, ma söön selle paki komme. Ma nagu nii, ma ei tea, jooksen maha, kulutan ära. See kogu aeg mõtlesin, aga sinu uni, sinu enesetunne, su käib mingi veresuhkur nagu üles-alla. Et kas sa tõesti tahad ennast niimoodi nagu kehvasti tunda, kas sa ei taha nagu optimaalset energia, kas sa ei taha nagu teada, mis see tõeline potentsiaal. Mind hakkas see nagu ärritama, mis meil pekki, ma lähen teise spordi alla, kus see toitumine on hästi nagu range. Just see fitness ja see kulturism ongi tegelikult nagu mida reaalselt see on haige sport. See ei ole normaalne. Selles mõttes, et see, kuidas sind lava peal hinnatakse, on ju ainult välimuse järgi. Vaata, muidu spordialad on sellised, et numbrid just on ju, et sa saavutad mingi asja, tavai, see on sinu tase, nii on. Fitnessis ja kulturismis on see, et sul on üks võistlus, sa oled 6 ja sa oled nädala aja pärast järgmisele võistlusele ja sa oled esimene ja sa oled võidad veel selle overalli ka ära, et see on nii subjektiivne ja see võibki sind nii palju nagu muserdada ja tegelikult siin on seda
motivatsiooni alla viia, sest et kõik need tüdrukud, kes seal lava peal on ju, kõik nad on mega pingutanud. Nad on toitunud, nad on vaeva näinud, on ju, ja siis sind pannakse sinna lava peale kõik ritta, on ju, ja ütle siis ära nüüd, on ju, kes see kõige parem on ju, lihtsalt nagu sinu välimuse järgi. Ja kusjuures mind mingi hetk hakkas nagu see nagu, võtaks endal mingi isegi nagu vale häbi või häbi, kui keegi nagu väljaspoolt kulturismi fitnessi küsis, et käisid võistlused, võitsid või? Ma nagu, ei. Siis tekkis nagu enda nii piiniga, et issand, kuidas ma näin mingi, see on mingi fuuende koha või, kui õudne nagu, kuidas ma ei võitnud siis. Ja nagu vaata väljas, vaata mõtled, et see käib nii lihtsalt, et lähed lavale ja nagu võidad. Ja kui sa ei nagu võida, siis on mõttetu, aga tegelikult me teame, kui suur nagu töö seal taga on. Selliste tunnetega tegelevad kõik sportlased, kes seda ala teevad. Ja võt siin eristubki see, et kes suudab seda enda jaoks analüüsida, leida sealt positiivsed asjad välja, mitte väljuda sealt spordist traumaga ja väga suurte nii-öelda nagu kehaliste, ma tahan öelda ühte head sõna, aga mis on see image issues või kuidas see peatakse eesti keeles? Kehakuuvand. Jah, kuuvand, kui sa juurde võtad ja seal sellest lavavormist väljud on ju, et sa oled kohe kolepaks ja et see kogu raske töö on nüüd nagu nädalaga kõik maha visatud. Et isegi see dieedist väljatulek ja lõpuks uuesti juurde võtmine, see uuesti lihaskasvatamise periood on tegelikult enamusele, ma arvan, isegi raskem kui see, et sa dieedil oled. Sest dieedil olles on see, et jah, loomulikult sul on kõht tühi, sul on väga raske, sul on treeningud, sul on kardio, kõik muud, aga su peegelpilt kogu aeg muutub paremuse peale. See, et sa näed, et sul kaalunumbrid vähenevad, see, et sa näed oma seda vormi minemas sinna suunas, kuhu on vaja, see kõik annab sulle tohutult siukest, jess, nii äge on. Vaata, just see annab sulle seda hasarti, on ju. Aga see pärast, mis toimub sinu keha, need söömasööstud, et sa tead tegelikult seda toit ei tee sulle head, sa ei tohiks seda süüa, aga sa lihtsalt ei suuda sellele vastu panna, on ju. Et need asjad on isegi keerulisemad ja see on ka see, miks väga palju tüdrukuid köidabki see ala just see glamuursus, et sa saad endale unistuste keha. Olgem ausalt, tegelikult me saame just on ju, et see enesekindlus ja kõik, mis siin sellel hetkel valda, sa paned ilusad bikiinid selga, sa lähed lavale, sa näed tulemused, aga pärast, kuidas selle poolega toime tulla, et see on põhjus, miks jah, paljud noored tüdrukud teevad seda ühe aasta ja peale seda nad mitte kunagi enam lavale ja seda fitness teekonda läbi ei tee just lihtsalt sellepärast, et jääb nii suur trauma sellest. Sina oled tegelenud selle sportiga 5 aastat, võistelnud? Võistelnud ma olen 3 hooaega jäljest. Praegu siis mul on mitte vaba aasta, vaid siis see vaheaasta, kus ma ei lähe võistlema. Ma treenin ja 5. aasta, mis nüüd siis jooksab tegelikult, ma lähen võistlema. Et ikka nagu on see asi sees, et tahan nagu uuesti ja... Jaa, minu jaoks on see elustiil ja minu jaoks on see hobi. Ja ma suhtungi sellesse niimoodi, et paljud treenivad nii-öelda nagu karjääri nimel, et nad tahavadki, ma tahan ka saavutada ja loomulikult, aga mul ei ole see selles mõttes elu peamine asi, et see on minu hobi. Ja loomulikult ma tahan võita. Igaüks tahab, kes sinna lavale tegelikult astub. Ta tahab võita, loomulikult seda me tahame, aga see ei ole minu jaoks selline nagu, kuidas ma ütlen, kinnisidee, et ma ei tee seda nagu karjääri tasandil. Et sellest maailm kokku ei kokku, kui iga kord ei võida? Ei kokku loomulikult, et see on minu jaoks sisemine areng kõige rohkem ja võistlus tegelikult endaga sa tahad ja kõik sportlased tegelikult peavadki selle poole püüdlema, pürgima, et sa oled lihtsalt parem versioon endast iga aasta edasi. Ja see on tegelikult see teekond, mis seal fitnessis on, et sa areneksid iga aastaga. Ja nüüd ma tahan tegelikult tulla ka selle toitumise juurde, et sa nagu mainisid ka, et just sellele vaata spordialal toitumine on hästi oluline, mis ja nägin seda ka, kui ma tegin. Et kui sa nagu hakkasid tegelema selle spordiga, kas sa tegid oma igapäeva toitumisest kohe ka mingeid muudatusi või kui lihtne oli üldse alguses teha neid?
korrektuure. Ja, et seda ma olen ennem ka juba välja öelnud, et ketogeenset toitumist ma olen nüüd juba ligi 8 aastat teinud Päris pikalt. ja fitnessi maailmas loomulikult see ketogeene toitumine ei käi sinna. See ei ole nagu, see ei toimi. Väidetavalt, jah. Öeldakse, et see ei toimi ja klassikaline fitness dieet näeb ette madalad rasvad, nii-öelda tasakaalustatud valk ja kõrged süsivesikud, sest see on meie ainuke energia, kus me energiat saame. Et loomulikult läksin mina ka alguses seda teed, sest ma ei teadnud sellest mitte midagi. Mul oli ees treener, kes samamoodi jälgis seda toitumist ja loomulikult ma hakkasin ka seda tegema, sest see oli osa sellest. Kohe ütleme, sest et keto toitumisega ma hakkasin tegelema ju enda tervise pärast, migreenihoogude pärast ja ma sain need juba täiesti kontrolli alla aga fitness dieediga siis loomulikult mul kõik need kaebused tulid tagasi. Ja ma mäletan seda hetke, kus ma ka rääkisin oma treeneriga, et ma lihtsalt ei suuda nende peavaludega edasi elada, et ma ei suuda siis treenida ja ma näen, et see on lihtsalt nagu nii suur takistus minu sellel teekonnal, et ma tahan võtta nagu ise vastutus enda toitumise eest ja ma tahan teha seda fitnessi siis ketoga, nii nagu ma olen teinud. Selleks ajaks ma juba olin õppinud enda keha nii palju tunnetama, et ma teadsin nagu, mis mulle mõjub ja mis mitte ja kuna selle traditsioonilise fitness toitumise juures mul oli ka vormi mõttes nagu päris palju tagasilööke, et kõik need nipid ja häkid ja asjad, mis siis tavainimestel toimisid, siis minul ei toiminud ja ma tean ka selle põhjust, miks ei toiminud. Aga me saime väga sõbralikult selles mõttes nagu kokkuleppele, et ta oli nõus, et ma sellega nagu ise edasi lähen. Ja nii, et ütleme niimoodi, et esimese hooaja pool aega ma olin siis tavatoitumis veel ja tegelikult dieedi lõpus 3-4 kuud, mis mul seal oli, ma tegin tegelikult keto toitumist. Ehk siis kõik hooajad on keto pealt tehtud? Ja peale seda just. Et ma ei ole suutnud usaldada mitte ühtegi teist inimest enda toitumist juhendama, kui nii võib öelda, et viimasel aastal tegelikult oligi mul ju treener, kes ise ka on karnivoor ja on selle toitumise kanaval käinud. Tema oli Kevin ja tema juhendas minu toitumist ja tema oli siis nii-öelda nagu esimene, kellel ma lubasin ka nagu selles osas nagu kaasa rääkida, sest ma teadsin, et ta teab seda ja ta on ise seda teinud. Kuigi loomulikult naiste ja meeste hormoonid on teistmoodi, paljud toiduained või nagu neil ei saa olla üks-ühele makros ja just hormonaalses mõttes ja tegelikult ma ei tea, kui palju oli minu rasvaprotsent nüüd selle 3. hooaja lõpus, aga ma võin näiteks öelda, et minu menstruatsioon ei jäänud mitte kordagi ära, et kõik eelnevad aastad on need peatunud siis mingiks ajaks ja kohe siis tegelikult suhteliselt ruttu taastunud, kas kuu või 2 kuud peale seda. Aga viimasel ettevalmistus mul oli tegelikult niimoodi, et mul hormonaalne tasakaal oli nagu mega hea ja see selle toitumisega ei läinudki paigast ära. Mul oli selle üle hea meel ja see tähendas ka seda, et mu keha tegelikult reageeris ja toimis palju paremini. Ka une mõttes, treeningu mõttes, taastumise mõttes, et mul oli tegelikult nagu ülihea kuni selle dieedi lõpuni olla. Ma tulen korra täiesti nagu ABC juurde ka, et keto, mida see siis tähendab? Nagu mainisid juba, et rasvad kõrged, süsivesik madal, aga mis seal on näiteks konkreetselt numbrites tähendab? Numbrites sa mõtled siis... Mitu grammi nagu? Issa ma ei mäletagi lõpus. Mis see nagu on, sest traditsiooniline ketogeenne toitumine on see, et sa saad selle täpselt ära vahetada tegelikult nagu süsivesikute moodi. Kui sa tavatoitumises sööd 60% süsivesikuid, siis ketotoitumises on 60-70% rasvad. Valgud täpselt samamoodi, seal 25-35 selle vahemiku ja süsivesikud siis ongi vastavalt sinu keha taluvusele. Et paljudel inimestel, kes hakkavad seda toitumist tegema tervislikel põhjustel, siis kasutatakse nagu seda elimineerimisdieeti kõige esimesena, kus siis jäetakse välja kõik toiduained, mis on põletikku tekitavad, et siis sul jäävadki sinna loetud asjad
ja kui see periood on läbi, siis sa vaikselt hakkad erinevaid toiduaineid oma menüüsse tagasi tooma, et vaadata siis, kuidas su keha reageerib. Sest et see võib toonduda nagu ülisür ja nagu mingi, et see ei ole võimalik, on ju, aga päevas ühe õuna söömine võib metaboolselt haigele inimesele mõjuda täpselt samamoodi, nagu terve inimene sööks ära ühe terve tordi. Et ja, et nii see kahjuks on ju, et kõik asjad, mis tulevad loodusest, mis on magusad, ei ole lihtsalt vitamiinid või toidud, mida me võime lõpmatuseni süüa. Noh, nüüd juba inimesed on rohkem teadlikumad, teavad seda, aga ma rõhutan seda siin nagu veelgi, et need on tegelikult looduslikud kommid. Et isegi kui öeldakse, et aga ma ei tea, seda mingi puud ja ma süüa, see on nagu loodus või mett võib nagu süüa rusikatäite kaupa. Ja, et ma olen diabeet, aga tähendab, et mesi on ju no, sohkrit ei söö, aga mesi läheb ja. Ja just on ju pool pulkikest päevas on ju, et jah, nii see ei ole tegelikult. Et kõik see meie sisemuses, mis toimub, on niisugune keeruline mehhanism, aga tegelikult see on hästi tark ja me ei saa ennast ära petta. Ja tänapäeva toidumaailm, toit üritab seda teha. Just nimelt, et tootel on peale kirjutatud fat free, low calorie, yes, seda võib süüa ükskõik kui palju, aga tegelikult see keerab tuksi meie ainevahetuse, meie une, meie vaimse voole, sellepärast, et me ei ole loodud sööma zero fat'i ja low fat tooteid ja me ei ole loodud sööma kõrge süsivesikutega tooteid ja me ei ole loodud sööma puuvilju ega ka juurvilju aasta ringi, sest et see ei ole kooskõlas meie DNA-ga ja meie loodusliku rütmiga ehk siis aastaaegadega ja kuidas need samamoodi mõjutavad. Et umbes nagu loomne tegelikult on kättesaadav naturaalselt ka aastaringselt, aga tegelikult puu- ja köögiviljad ei ole aastaringselt nagu hooaja. Meie kliimas ka on ju ja kui lõunamaal samamoodi, siis seal ei ole ka, seal on ka ju hooajad, olgugi, et seal on nagu aastaringi soe on ju, aga seal ei ole ka niimoodi, et puud ja põõsad toodavad sul aastaringselt ju vilja on ju. Et samamoodi ahvidžunglis, mis iganes loomad on ju, söövad ka hooajaliselt ju ainult puuvilja. Et siis, kui on suvi, siis nad teavad, et nad peavad seda maitsvat punast avokaadot. See on mingi uus sort. Ma tahtsin öelda nagu punast mangot või selles mõttes nagu, mis on nagu küpsenud selles mõttes ära, et nad ei saa ju ka seda toitu aastaringselt, nad söövad seda ainult suvel ja teatud eesmärgiga, sest nende keha, see hooaeg ütleb ka, et nüüd ma pean seda sööma, nüüd see on küps, ma tahan koguda talveks rasva ja siis, kui need puuvilju see on saadaval ei ole, on ju, siis nad söövad usikesi, putukaid ja muud asju, mis nad leiavad. Et just. Et ongi, et kui võib-olla me oleme harjunud nägema seda toidupüramiidi, all ongi hästi palju süsivesikuid, igasugu leivad, saiad, köögiviljad, puuviljad ja rasv kuskil hoopis kõrgemal. See on vaata see nii-öelda norm. Milline näiteks see keto või karnivori püramiid välja näeb, et seal on, mis toiduaine see konkreetselt see on täpselt seesama püramiid, aga see on lihtsalt tagurpidi keeratud. Ehk siis need, mis on seal tavatoitumise püramiidi tipus, kõik need rasvad ja lihad ja piimatooted, need on meie põhi, meie vundament. Et mida inimene tegelikult aastatuhandeid on söönud. Et see esimene aste traditsioonilisel toidupüramiidil, kus on teraviljad, juurviljad, see on tegelikult ellujäämistoit, mida inimesed on hakanud sööma lihtsalt sellepärast, et suuri rahvamasse elus hoida, et me maha ei sureks, et me ikkagi suudaksime ka väga rasketes tingimustes ellu jääda, kui me ei saa küttida, kui mul ei ole loomi. Et näiteks meie siin Eestimaal talvel, sest et teravilja ja neid asju saab säilitada. Aga kui loomi ei ole, on olnud mis iganes, siis söödi seda toitu. Ehk ellujäämistoit põhimõtteliselt aitab meil ka rasvu koguda. Ja absoluutselt. Aga see oligi nagu see eesmärk, et lihtsalt
tekitada seda, et meie kehal on rohkem energiat ehk siis rohkem rasvavaru ja need toidud seda tegelikult stimuleerivadki, sest et inimene ei lähe paksuks rasva ja valgu söömisest. Inimene läheb paksuks siis, kogub rasva siis, kui tema insuliinitase kogu aeg kehas on kõrge. Ja insuliini aitab toota just süsivesiku tarbimine. Ja, just. Just veresuhkur tõuseb ja sinu kehast tõuseb ka insuliinitase, sest tal on vaja seda hakata alla suruma, sest et muidu me lihtsalt ei püsiks elus. Ja, sest oli äkki mingi üks teenusika täis oli see nagu grammides, kui palju nagu üldse võib glükoosi korraga veres olla, ilma et see oleks nagu eluohtlik. Sellepärast keha nagu tahabki selle kohe nagu ära viia. Ja, kui sa praegu nagu tõmbadki võrdusmärgi, ütleme selle vahel, et kui inimesel on esimese tüübi diabeet, ehk siis tema keha ei suuda seda insuliini tootagi, ta ei saa aru, et ta peab seda tootma ja sellel puhul inimesed peavadki ennast ju süstima insuliiniga. Ehk siis inimene, kes sööb ära, võta mingi selle ühe õuna võib-olla või mingisugust tordilõigu, siis tegelikult ongi kõik. Aga meie, kuna meil on see kaitsemehhanism kehal olemas, meie keha tahab ju meid elus hoida, siis meie jäämegi ellu sellepärast, et meil tulebki appi insuliin, seda alla surub, sest suhkur, täpselt samamoodi nagu see alkohol, on meie kehale ju tegelikult toksiline. Seda ei tohiks nagu tarbida sellistes kogustes, nagu meie oleme seda harjunud tarbima, absoluutselt mitte. Et jah. Ja, aga milline näiteks sinu enda toidulaud välja näeb, et kas on iga päev samad asjad, mõne võib-olla arvad, et mingi keto karnivulis sa ainult sööb ühte sama asja, et kas on nagu igav kaasanud või kuidas sul on? No, nüüd on väga nii-öelda ühekülgseks need asjad muutunud, sest et toit ei ole minu jaoks nagu selles mõttes emotsioon. Et ma ei söö selle pärast, et ma tahan, et see näeks ilus välja, et mul on vaja alati, et ma oleks kõik sätitud või et sööngi selle pärast, et ma lihtsalt ei suuda midagi teha, kui ma ei ole söönud. Sellist tunnet ei ole. Ja ma olen väga palju aastaid sellise tundega tegelikult võidelnud, et olgugi, et ma olen olnud sportlik, siis alati ma olen võidelnud oma kehakaaluga ja väga palju aastaid oma elus ma olen olnud ülekaaluline ja mul ei ole olnud toiduga väga hea suhe, et see kõik aitas mul lõpuks vabaneda sellest, et ma olen selles söögilõksus kogu aeg, et igale poole, kus ma lähen, ma mõtlen esimese asjana, kas ma seal süüa saan või kui ma olen hommikusöögi täisväärtusliku pudru kõikide vitamiinide asjadega ära söönud, siis ma tegelikult peale seda tunnen ja mõtlen kohe, et aga millal ma jälle süüa saan. Et selline käitumine, selline alateadlik võib-olla tunne on täiesti ära kadunud, et ma võin ka kodust astuda välja täiesti söömata või juues ära ainult ühe kohvi ja mul ei ole seda hirmu või kartust, aga äkki mul läheb kõht nii tühjaks, et mul hakkab nagu paha, et äkki ma ei saa süüa, et mis siis juhtub. Sellist asja ei ole enam. Ja see võib tunduda nagu tervena tavainimesel täiesti nagu imelik asi, et come on, sükest asja ei ole olemas, et need, kellel ei ole olnud seda muret, ei saagi sellest aru. Ja ma olen nagu mega õnnelik nende inimeste üle, et nad ei olegi pidanud seda tundma, kes ei ole mitte kunagi olnud ülekaalulised ja kes ei ole selliseid tundeid tundnud, et nad on tegelikult kõik õnnelikud ja neil on kõik väga hästi. Ja nemad võivadki kõike süüa. Ja aga samamoodi mitte kogu aeg ja mitte nagu piiramatus koguses. Et nad on õnnelikud, nad on suutnud seda tasakaalu endas hoida, et nad ei ole läinud üle piiri. Ei üle piiri ka selles mõttes, et nad ei ole pidanud ennast näljutama, sest et ma tean väga palju inimesi, kes lihtsalt lähevad ka sellega üle piiri, et nad siis lihtsalt ei söögi. Ja satuvadki täiesti ebatervislikku kohta sellega ka. Tegelikult see kõik aitas sul ka emotsionaalsest sidemest toiduga vabaneda. Oi, megalt. Et see oligi nagu üks esimesi asju, millest ma tundsin kohe muutust emotsioonides ja mõtteviisis reaalselt, kuidas sa suhtud toitu. Et rasv ravib. Rasv ravib, see on väga hea lõõklause tegelikult ju. Reaalselt. See on asi, mis rahustab ka sinu vaimset poolt. Et kes tunneb huvi rohkem selle vastu. Meil on väga paljud targad arstid,
kes räägivad ka erinevatest poolpäätidest just sellest vaimsest poolest, mida ketotoitumine teeb ja kuidas nemad inimesi ravivad sellega. Et see ei ole mingisugune uus trend. Ma tean, et see keto sõna ja need karnivoorid on nagu ära mäkerdatud nii-öelda, on ju, et mis nad... Ja mina õppisin 2015-2016 toitumisnõustajaks ja ma mäletan, et siis see keto teema jõuas nii, et see umbes mingi selline ekstreemne ja on see nagu mingi vähiravis vajalik, aga pigem tavainimene ära tee. Et siis on selline vaata. Jaa, aga see ongi kõige rohkem uuritud ja teaduslikke tõestusi saanud dieet, et see päriselt, kui seda dieediks nimetada, et see päriselt toimibki ja ravi dieet. Kas nimetad seda dieediks ja sul on see pigem nagu elustiil juba? Loomulikult elustiil. Dieet tundub vaata selline ajutine asi. Jaa, just on ju, et ma võin elu lõpuni niimoodi toituda. Jah, kui ma teen lava ettevalmistust, jah, ma jälgin, mis ma söön, ma pean siis arvutama, sest mul on lihtsalt vaja teada seda numbrit, on ju, millest ma nagu ei tohi üle süüa, et mul on vaja teada seda energiakogust siis nii-öelda. Aga muidu see ei ole ju okei, et inimene mõtlebki üldse kalorite peale. Oi, mitu kalorit ma täna söön. See on ka toitumishäire juba, nagu sa ei tohi sugust asja, sa ei tohi mõeldagi selle peale. Et toitumine peab olema intuitiivne, aga sa pead teadma, kuidas toituda. Mis on nüüd jällegi nagu küsimärk või mitte küsimärk, vaid nagu see punkt siin, et me tänapäeva toit on lihtsalt tehtud nii ohtlikult, üles ehitatud juba, et me ei suuda intuitiivselt või neid enda keha tundmise märke enam üldse nagu tajudagi, sest see toit suudab meie ajus kõik need asjad nii ära blokeerida ja panna meid seda ihaldama, seda toitu rohkem tahtma, et see piir nagu ei teki enam. Toit tehakse laboris. Jaa, et see ongi nagu see, mis on ohtlik, on ju, et see takistab meie keha ja nii-öelda nagu vaimu koostööd. Läks natuke spirituaalseks ära, jah? Jaa, aga nii ongi tegelikult. See ongi tegelikult nii, et toit peab olema lihtsalt nagu tööriist, nagu ma ütlesingi, et see ei ole minu jaoks nagu mingi emotsioon, mis ma endaga teen, on ju. Jah, ma tean, et mul on vaja süüa, mul tekib isu ja siis ma söön. Aga ma söön neid toite, mis ma tean, mis pakuvad mulle pikaks ajaks külestustunnet, mis ei vii mind emotsionaalselt tasakaalutuks ja need ei pane mind ihaldama mingisugust jama ja nii-öelda nagu fake toitu. Tänapäeva maailm on täis. Et isegi nagu laboris ju, ma tean, ma olen lugenud raamatuid ka, need reaalselt, seal on nagu teadlased, kelle ülesanne ongi leida selle krõpsu kõige, ma ei tea, parem nagu krõmps, et oleks võimalikult nagu sõltuvust tekitav. Et kui sa paned selle krõpsu endale suhu, on, et sa tunneksid kohe esimesena neid maitsed, on ju, et mis keeleosale see krõps kõige esimesena puudutab, et see keeleosa tajub seda maitset kõige rohkem. Ja kõik need sõltuvust tekitavad ained sinna juurde, et see on lihtsalt disainitud. Möö, jaa, sest meie peal tehakse raha. See on tegelikult nii kurb mõelda. Me elame siukses nagu maailmas. Miks nad teevad meile nii? Miks nad tahavad, et me oleksime terved? Et siis ravime võia meile. Jaa, ja see on lihtsalt see nagu suletud ring, et meile söödetakse ette neid toite, mis tegelikult panevad meie seedimise nii-öelda nagu pea peale pöörama, on ju, et meie kehas ei toimiks enam mingid asjad, on ju, siis nad tulevad turule mingisuguste toidulisanditega, võtke neid seedensüüme, võtke neid asju, tee toidu nagu seediks ja võtke neid vitamiine asju, et jälle müüa. Ma olen lihtsalt sellest lõksus, selles ringis kogu sees. Siis me läheme arsti juurde, meil tuleb diagnoos, on ju, me peame mingisugust robot peale, on ju, et okei, see nüüd leevendab sul seda, et sul nahk sügeneb võib-olla või et sul juuksed välja langevad, on ju. Et ma olen kuulnud nagu seda võrdlust ka, et kui sa viid oma looma, koera või kassi arsti juurde, siis arst küsib esimese asjana, mis sa talle süüa annad, vaata, et äkki toidust põhjustud, vaata, et näed, et loomuomane toit on ju samamoodi meie kassil koertel ei ole ka ju see kuivkrõbin, on ju. Nad tegelikult see ei ole nende loomupärane toit, on. Nad peavad sööma nagu puhast liha, ala mis iganes muid asju kaputub, et piirma, on ju. Et kui meie oleme arsti juurde, siis mitte üks arsti küsib meie käest, et räägi nagu, anna mulle enda menüü, ma hakkan seda analüüsima, vaatan, mis seda menüüst võib-olla võiks välja jätta, on ju. Et jah, kõigile meile öeldakse, et ära söö siis suhkrut
jäta suhkruid vähemaks, ära öö magusaid jooke, aga fuck, ma ei suuda sellele vastu panna. Ma tahan seda iga kord. Ma suhkrut ja see on panen mett ja võtan puuvilja. Ja just on ju, et ma ei söö suhkrut, aga ma võtan putru ja söön saia vorstiga, et need ei ole ju ka suhkrut on ju, see ei ole ju magus, aga nagu mis päriselt siis see suhkur on ju, see on kõik see sai ja puder ja kõik need asjad ka on ju. Sest see tõstab tegelikult veresuhkru taset. Ja ongi see, et ma toongi jälle välja see, et terve inimene, jah, aga mis ajani sa terve oled? Mis ajani sa püsid siis selles terves olekus, kui sa iga päev neid asju endale ja sa äkki teagi, et sa võiksid veel paremini ennast tunda optimaalsem. Et me olemegi nagu harjunud sellega, et me hommikul tõusime üles, me oleme uimased, et meil on see ajuudu on ju, ja siis, kui me lõunat oleme söönud on ju, siis me tahaks ka korraks tegelikult puhata ja siis ma võin ju võtta selle energiajoogi, sest ma olen ju nii palju asju teinud, ma olen ju väsinud, mul on seda lisaenergiat vaja. Ei, meil ei ole tegelikult vaja. Meie keha peaks olema kogu aeg selles harmoonias, et me oleme kogu aeg erksad selles mõttes, loomulikult õhtul me väsime, lähme magama, aga see ei ole mingisugune loomulik olek, et peale söömist mul läheb kõht punni ja siis ma käin 5 korda veetsuus ja mul kogu midagi puhitab, on ju, ja tegelikult mul nagu, ma ei tea, juuksed ei kasva, on ju, ja nahk on kare, ma pean ennast kogu nagu kreemitama ja kogu aeg siis nagu kuskilt poolt vaatama, et midagi mul puudu ei jääks, on ju. Miks? See ongi tegelikult lihtsalt sellepärast, et me tegelikult ei söö seda toitu, mida me oleme loodud sööma. Me ei saa tegelikult sellest tänapäeva toidust enam seda, mida me peaksime, mida me vajame. Nii, ja mis siis sinu toidulaual ikkagi on? Konkreetselt toiduained. Ma seda ei rääkinudki. No muna või liha ja ma söön puuvilju ka. Ma söön marju ka. Õudne on ju. Aga ma söön neid kogu aeg, iga päev aastaringselt. Minu arvates siin tuleb jälle välja see, et ei pea panema mingit silti kelgelt, keto ja karnivooris, kui keegi näeks maagud söömas. Ja ongi, et see lihtsalt ei pea nagu olema mingis kastis ja võib-olla lihtsalt võib-olla see karnivoorlus annab mingi inspiratsiooni, mismoodi süüa, aga see peab olema kogu aeg mingi 101%. Mida kunagi taime ei puuduta ka. Ja ma olen enda jaoks selgeks teinud, millised taimed siis tõesti aitavad mind või mis on mulle ohutud süüa, sest taimeriigis on täpselt samamoodi, et kõik roheline, kõik taim, mis on looduslik, ei ole kohe meile kasulik ja ei ole kohe meil vaja seda süüa. Et kuskilt tehakse spiruliinat ja hakatakse meil siin müüma või mingisugused muud seemnete jahud või mingite petikate või taimede osade, idude, seemnete, pulbri, mis iganes möks on ju. Miks meil on nagu, miks see meie jaoks on kohe nagu supertoit ja me peaksime, see annab meile nüüd seda rauda täiega või see annab meile seda vitamiini. Me ei ole ju taimed, meil ei ole taimerakud. Need on hoopis teistes ühendites ja koostises need taimsed valgud on ju, mis meie keha tegelikult suudab omastada on ju. Kui me selle taimse valgu endale sisse sööme, siis meie keha seda niimoodi vastu ei võta, nagu ta seal taime sees on, et me ei saa tõmmata seda võrdusmärki, et nagu spinatis on seal nii palju rauda selle grammi kohta, et kui me selle nüüd sisse sööme, siis me saame täpselt selle grammi nüüd kätte. Isegi lihaga tegelikult ei ole niimoodi, mis on muidugi inimesele tohutult biosaadav on ju, et me omastame seda väga lihtsalt, meil on seda nagu hea ja lihtne seedida. Isegi seal ei ole niimoodi, et meil 100% sellest rauast imendub. See kõik oleneb ka sellest, milline on sinu soolte olukord. Sinu mikrobioom siis nagu praegu öeldakse, on ju. Et kui hea meie tervis on ju, et me võime süüa päevast päeva seda liha ja kõik on nagu muna ja värk, aga miks meil ikkagi nagu see rauatase ei ole hea või miks see hemoglobiin ja kõik need asjad on nagu paigast ära. Raua imendamist hakkist, aga gluteen näiteks ja mingi piimatoodid, et ole ka millega seda kõike koos tarbida, et see ole nii must-valge ja lihtne. Jaa, ongi, et teravilja võib-olla lasega see raul nagu imendada. Jaa, ongi. Ja väga paljude taime nii-öelda siis side effect ongi lihtsalt see, et nad ei lase meil ka nendel teistel toitainetel, mida me nendega koos sööme, imendada, sest nad on nii põletik tekitavad meie kehas. On olemas leptiinid, mis seovad meid nagu süsivesiku molekuliga on ju ja teevadki meie siis soolte nii-öelda nagu seinu läbilasvaks, ehk siis meil käivitub organismis siis immuunsüsteem, ehk siis
keha teab, et midagi, mingi kahjur või mingisugune pahalane on meil kõhus, on ju, okei, käivitame selle immuunsussüsteemi, on ju, et me peame hakkama teda välja ajama, et me peame midagi hakkama parandama, on ju, ja meie keha ja iga päev seda toitu söödes meie keha ongi tegelikult kogu aeg nagu väikses siukses põletiku olekus, on ju, et keha saab nagu aru, et okei, midagi ei ole okei, aga päris ära see meid ka ei tapa, kes on ju tervislik, on ju, meile kõik öeldakse, et söö rohkem, jah, alguses ongi mingi reaktsioon, on ju, söö muudkui edasi, on ju. Ja teised asjad on siis oksalaadid, mis on ka üks taimekaitsemehhanismiga, taimemürke, mis on tegelikult siis taimsed valgud, mis siis tekitavad ja seovad mineraalidega ennast meie kehal. Ja näiteks suuroksalaatide tarbimine näiteks võibki väljenduda neerukivides, sapikivides, et tekitab nagu mineraale, seob mineraale meie kehas, mis on ka siis nagu mitte kõige parem. Et jah, selle toiduga tänapäeval tegelikult on raske. Ma näen seda iga päev, sellepärast, et sa näed enda klientide pealt, kui nad saavad inimesi treenid ja aitad ja nõustad. Nad tulevadki sinu juurde sellepärast, et nad tahavad toituda samamoodi nagu sina või on siit ka mingi... Nad ei ütle reeglina või niimoodi, et ma tahan samamoodi toituda nagu sina. Pigem ongi lihtsalt see, et kui keegi pöördub minu poole, et ma tahaks toitumist parandada asja, siis ma ütlen kohe ära, et millist suunda ma teen. Ma ei tee tavatoitumist selles mõttes mitte kellelegi. Ma ei saa lihtsalt seda soovitada, et sööge päevas 6 korda ja 60% süsiveslikult teravilju, puuvilju, mis tulevad, ma ei tea, mis iganes riigis, ma ei tea, kuidas nad on kasvatatud, millega nad on üle pritsitud, mida nad sisaldavad, kuidas nad on aretatud, ma ei saa soovitada sellist asja inimesele, et jah, ma teen sulle sellise kava lihtsalt sellepärast, et jah, sa maksad mulle selle eest. Ma ei suuda ja kui sa valid nagu võid, muna ja liha enda lauale, siis võib ka nagu Eesti toodang kohal. Ei ole 100% Eesti toodang, sellepärast, et ma ei jaksa osta 100% ökot. Tegelikult veel ei jaksa, aga tead, Eesti areneb ka nagu selles suunas, et mahe on väga teemas, jätkusuutlikkus on nii palju ägedaid, toredaid, noori peresid, kes võtavadki kanad, võtavad loomad ja samamoodi nagu väärtustavad seda. Toit peab tulema meie lähedalt, toit peab olema kohalik ja on ka väga palju toredaid tublusid inimesi, kes ostavad nende toitu, kes tahavad toetada nende tegevust ja saavadki aru, et see on oluline, et tegelikult meie toit peab olema meie lähedalt. Me ei pea ostma nagu Hiinas, siit samaski Hispaaniasse tuleb väga palju meile toitu, et me ei pea kogu aeg nagu võõrama toodet ostma ja eriti suvisel ajal nagu praegu, et ootame ära, millal tulevad need meie metsamarjad on ja sööme nendest ennast vitamiine täis. Meil on oma supermarjad olemas, murakad, arooniad, ebakudoonia, ootame, millal need viljad valmis saavad ja sööme neid sellel hooajal, kui nad on meil siin valmis. Et me ei pea sööma aasta ringi draakonvilja, sellepärast, et seal Tais on see nagu jube populaarne. Eestis saatad üldse vist ju, ses suhtes, et Eestist ei kasva nagunii. Ja ma mõtlengi, et me ei pea nagu ostma, et tellima endal kogu aeg sellist troopilist asja ja siis et see nüüd mõjub meile kuidagi väga hästi. Ei, mulle meeldib nagu väga selline maalähedane ja kodulähedane suhtumine tõesti, et me võiks süüa vastavalt oma hooajale, kuidas meil toitu loodusest saadaval on. Et tahaks rohkem süüa näiteks ka metsloomaliha, aga seda saab nagu harva, et just. See, mis on jaanipäeval oli, nagu ma nägin mingid storid, et Vandis oli mingi suur siga, kere, ma ei saanud ka aru, mis loom, see on nagu annen. See oli mingi kohalik, jah? See ei ole nagu talusiga, on ju. See on jah, meie kodune lähedal asuvas mõisa seakasvatusest tulev liha siis. Mis ma lihtsalt nagu tean, loomulikult on söödatud selle teraviljasöödaga, on ju, et tal ei ole siis seda toitu, mis tegelikult vanaste loomadele anti, keedeti seal kartulit ja pandi neile selline vahest, said õuna ja said suhkrupeeti ja said sükest nagu maa sees kasvanud toitu. Praegu ju loomad on kõik selle nagu jõusööda peal, selle pulbri peal, neil isegi ei segata seda veega ära või ei tehta seda soojaks. Et siga seal oma küna ees närib seda pulbrit ja joob lihtsalt külma vett peale, see on kõik tema toit, on ju. Et ega kõikide nende kanade ja lehmade ja kõikide asjadega on ju tegelikult nii. Et
kus ma pooleli jäin? Jah, see oli siga. Siga tuli mõisast. Siga ja ja munad tulevad vist ka kuskilt. Ja, need ma ostan Ahisilla taluaiast, mis on minu meelest Eestis praegu ainuke rohumaakanade kasvataja. Ja vahel on ka nii, et meil on reedeti koosel seal keskväljakul selline taluturg või see on vist igal pool sellistes väiksemates kohtades. Et sealt ma ostan lihtsalt kohalike käest muna, seal on mul ka üks tore munaonu. Ja seal tulevad samamoodi suvel oma kurkide, tomatite ja igasuguste salatitega memmekesed. Platsi peale ostan ka need, aga ma tegelikult ise kodus kasvatan ka tomatit, kurki ja salati rohelist, et see tuleb mul suve ajal ikkagi nagu enda. Ikkagi tulevad taimad, aga siis on nagu hästi valitud taimad, mis sinu lauale nagu jaa, aga see ongi see kasvatusviis ka, mis nagu on nii oluline, et tänapäeva need tomatid, kurgid ja asjad, kus need suurtes kasvuhoonetes kasvatatakse, need ei ole need taimed ju isegi mulla sees on ju, need on kõik need, mis on lihtsalt veest saavad oma toitained asjad kätte, et lihtsalt taim kasvaks võimalikult kiiresti, tal oleks võimalikult palju vilju, ta oleks saagikas, et see vili taluks hästi transporti, et tal ei tuleks igasugused ussikesed, haigused ja muud asjad külge ja et ta säiliks lihtsalt võimalikult kaua seal leti peal, sest kui letil on pikk eluiga, siis ma saan teda rohkem müüa, et see on kõik sellele üles ehitatud. See, mis on selle taime, vilja nagu toitaine sisaldus ja mis maitse tal on ju see teisejärguline. Et poetomat ju kõik teavad, et see on lihtsalt nagu tavaline, lihtsalt nagu kumm, vaata, et tal ei ole mitte mingit maitsetki, kui sa ostad selle talvised tomati. Ja sellised viljad nii-öelda sellise kasvatusmeetodiga ju tekivadki. Et kõik teavad, minuealised ju kindlasti, et kui sa lähed vanamöörde ja võtad kasvuhoones selle tomati, siis see on lihtsalt nagu see ei ole võrreldamine sellega, mis on poest. Kurgid, kõik asjad nagu niimoodi, isegi kartul. Kõik on teise maitsega. Jaa, kõik on teise maitsega, sest teda on teistmoodi kasvatatud. See taim on saanud valmida oma ema taime küljes. Ehk see tähendab seda, et sellest taimest on eemaldunud need samad oksalaadid ja lektiinid, millest ma enne rääkisin. Et see taim on saanud seal valmis. Ja taim tahabki, et tema beebi saaks valmis enne seda, kui teda süüakse. Sest taim tahab, et tema beebi süüakse ära siis, kui viljad selle beebi sees on valminud. Ehk siis see taim ju tahab ka järglasi. Ta tahab, et lehm sööb õuna ära, ta tahab, et ta seemned välja sitaks ja et seal hakkaks uus taim kasvama. Taim tahab ju ka kogu aeg järglasi. Et ükski taim ei taha, et tema vili süüakse ära siis, kui selle vilja sees ei ole veel seemned valminud. Ehk siis see tähendab seda, et see on surm tema beebile. Ja sellel ajal ongi selles taimes, viljas kõige rohkem taimekaitsemürke. Sest isegi kui väike putukas tuleb ja sellest taimest väikse naksu teeb, ta saab nagu mürgidoosi ja ta ei lähe sealt taime enam näksima. Aga meie inimesed oleme nii suured ja oleme ka tegelikult kahjurid. Aga kui meie selle ühe õuna toorelt ära sööme või ühe selle tomati, mis ei ole tegelikult valmis saanud, siis see kogus lihtsalt meie jaoks on nagu nii väike, et see ei mürgita meid koheselt. Aga kui see lühendab meie eluiga 15-20 aastat, tekitab meile mingisuguse haiguse, mingisuguse lööve, mingisuguse põletiku, mingisugused valutavad liigesed, mingisuguse muu asjad, siis see on ju ka tegelikult nagu aeglane mürgitamine kogu aeg. Ja mina ise nagu, ütleme nii, ma nagu, kuidas öelda, carnival curious põhimõtteliselt. Nagu on mingi uudisimu ja ma enamasti hommikuse kansein ja munauder ja punad ja kodujõust ja juust ja munavalge, selline rasva valgurikas, aga kuidagi tunnen, et see hoiab nii mõnusalt pikalt nagu tegelikult kõhu täis ja tükk aega nii, et ma olen ka pigem selline emotsionaalne sööja olnud, aga siis ma tunnen, et selline rasvarikas toit aitab mul seda emotsionaalset sidet ka toiduga lõhkuda, et ma ei ole nii, et mul on vaja. Ma söön hommikul nagu rohkem süskan, et mul on kohe nagu nii, tahaks midagi magusat, tahaks midagi veel, siis on päev otsa nagu isud. Ma tunnen, et see nagu stabiliseerib, aga ma ei ole nagu sellises kohas nagu sina. Ja mõtlegi, et kõik peab ühtemoodi tegema, igaüks leiab mingi oma variandi. Ma olen neid lõppan ja proovin ja vaatan. Nagu tunnen, et mulle meeldib nagu niimoodi vähemalt hommikuti süüa ja see annab tooni nagu terveks päevaks tegelikult. Jaa, on küll. Et tegelikult hommikusöök määrab ära, milliseks
meie päevaisud tegelikult kujunevad ja sellel on nagu mõju, et ma ei ütle, et hommikusöök peab olema kohe, kui sa ärkad. Seda ma ei tea ka kindlasti. Mul on mingi 2-3 tundi nagu pärast ärkamist alles. Et palju olulisem on võib-olla lihtsalt juua vett, minna, võimalus on õue, kas või 10 minutit, kui sa hommikul ärkad, sa teed akna lahti, sa võtad sõõmu värsket õhku, kui on päike, sa lased päiksele enda naha peale paist, et see kõik käivitab meie kehas, meie hormoonid, nagu nad teavad, et on suvi, on päike, see annab meile sellise nagu mõnusa kiki päevale, et me peame rohkem hakkama mõtlema selle peale, et me seoksime ennast rohkem loodusele ja rohkem õues olema. Et see keskkond, millesse meid on sunnitud või milles me elame, väga tubasas keskkonnas, tegelikult ei ole meie hormoonidele ja meie nii-öelda tervisele, vaimule üldse hea. See ei ole meie normaalne keskkond. Samamoodi nagu taimele ei ole normaalne keskkond kasvada kasvuhoones, võltsvalguse ja toitainete rikkal veel. Taim on ka stressis, ta on ka elus olend, siis meie täpselt samamoodi, me ei ole loodud elama 24/7 kinnistes ruumides, võltsvalguse, ekraanide, asjades. See viib meid ka stressi ja see kõik avaldub kehas haigustena ja lihtsalt halva enesetunde näol. Et see on niisugune suur pilt, mida üks toitumisnõustaja või inimene, kes treenib, on mentor, peab teadma ja peab seda enda teadvustama ja peab õpetama seda enda klientidele. Et see ei ole lihtsalt see, et jah, toitume ja ärme seda söö ja ärme sinna mine, vaid see on suur pilt, kuidas tegelikult. Holistiline pilt tegelikult. Ja holistiline maailm on ju biohacking ja meie kehadel. Kuidas me ise saame ennast tervendada nende nagu loodusest tulevate nii-öelda nagu ma ei tea, kuidas abivahenditega, tööriistadega. Mul läks see lause lõpp nagu ma loodan, et ma arvan, et esimeseks korraks on nagu väga hästi juba, et me praegu läksime toitumisse ja kui kellegi küsimusi, pange kommentaaridesse ja saame minna mingisse teemasse sügavamale, rääkida täpsemalt, ma ei tea, kas või rääkida mingit täpsemalt ka trennidest ja fitnessist ja võistlemisest ja miks mitte? Seal on nii palju nagu tasandlikkust nagu olla see tubli. Aga ma arvan, et igaüks saab iseenda jaoks olla tubli läbi selle, et sa leiad endale sobiva toitumise, see ei pea olema ketta ega karnivoor, see peab olema midagi, millest sina tunned ennast nagu hästi. Et ma ise pooldan ka seda, et iga ühel on mingi oma variant olemas ja kõik ei ole samad. Ja mis ma tahan veel öelda, et kui sa soovid sellist teekonda alustada, kui seda midagi muuta, siis tee endale, see on lihtsalt nagu minu isiklik soovitus, et tee endale üks muutus korraga. Et ära viska oma kappe tühjaks kohe kõikidest asjadest ja mõtle, et nüüd päeva pealt ma muutun, mis on väga hea ja inimesed näiteks ka teevad niimoodi ja suudavad seda jälgida, aga kõige parem muutus on see, mida sa suudad võimalikult kaua. Et see on elustiil, mitte jälgida. Just, et sa pead muutma nagu sa pead muutma enda mõtteviisi, just. Ja kui sa tahad selliseid samme teha, siis kõige lihtsam on ka see, et sa palud kellegi käest abi, kes seda juba teab. Kas sina aitad? Kuidas teha? Loomulikult. Et sind leiab peamiselt Instagramist, ma arvan. Loomulikult võite mulle kirjutada, ma aitan kõiki. Et leia endale see abiline, kelle käest sa saad küsida ja kes sind natukene suunab, sellepärast selles suures tundmatus ookeanis on suht raske seda sihti leida, sest sul on nii palju välismõjutajaid lihtsalt. Kõik ütlevad sulle midagi kõrvalt, aga see tegelikult on parem ja see on see. Ja toimik või võib-olla erinevatel inimestel erinev asi on ju, aga võta endale juhendaja kõrvale, et lihtsalt sinu tulemused tekiksid kiiremini. Valutumalt. Jah, et üksi selles mõttes pusida on raske, kui sa ei tea. Väga. Leia endale abiline ja ära ole üksinda tubli. Selline sõnum.